No hei laamad, tere tulemast kuulama Draama Laama podcasti 8. osa. Mina olen Sille-Kadri Simer, teie saatejuht ehk siis Sillekas ja mul on stuudios fantastiline, imeline, talendikas, the one and only drag queen, Miss Tina Biscuit! Vau, imeline kohe the one and only. No, ma ei tea ühtegi teist küpsist Tina Biscuitit. Ma juba lootsin, et sa ütled, et sa ei tea ühtegi teist drag queen'i. Oi, ma tean palju drag queen'e. Ma vist tean rohkem drag queen'e kui koomikuid tänaseks. Mul on juba selline tunne ausalt öeldes. Aga... No, eks me oleme ka omaette koomikud. Absoluutselt. Aga tere tulemast. Mul on nii hea meel siin taaskord näha ja mitte siis laval, vaid seekord stuudios siin väga ebameeldivas valges valguses, kus kõik sinu poore ja kontuure ja kõike on näha, aga sa näed imeline välja. Mulle väga-väga meeldib sinu punane outfit ja parukas, et väga äge. Jah, eks ta natuke harjumatu ole. Meenutab natuke daytime dragi. Noh, päevane aeg meil on hetkel, seega jah, kindlasti kui te olete, kui imelik sul oli tulla täna siia, ma ei tea, millega sa tulid, kas taksoga või? Rendiautoga. Okay, ma valisin selle ohutu, kindla versiooni, et ei hakka mingi bussis tädikestega koos turule minema. Ei, minu arust on ideaalne outfit, et minna kes turu outfit kala ostma, jah. Serving fish või kuidas öeldi kunagi. Serving and buying fish. Noh, aga proovime pärast järgi. Ja, sest ma vaatasin, sa tulid nagu väikse prillidega, ehk siis sa harjasid oma meiki veits, mõtlesin, et huvitav, kas sõitsid trammiga siia või midagi, et sul on nagu müts peas, et noh, dragis ühistranspordis sõita Eestis on nagu, see on julgus. See on julgus, nagu ma ütleks. No vahepeal on ikka ka niisama ühistranspordis sõita julgus. Seda ka, jah. Ma solidaarsuses panin täna oma kõige odavama paruka pähe, sest et noh, ma olen siin laval näinud ja sinu naljad on sama odavad kui su parukas. Seega, ei ma teen nalja muidugi, mulle väga-väga meeldib ju, mida sa teed. Järgmine odav nali. Absoluutselt. Ei no selles mõttes see parukas on sama kuiv kui mu huumor ka, nii et aga solidaarsus mõtlesin, et kui sa juba kannatad siin, et oled ilusti ennast, ma ilusti riidesse viitsin panna, aga see on mu see parukas, mille ma kusagil kapipõhjast välja võlusin, et vahel olen sellega ka lavalisin endaga jube polav on. Et kui mina pean kannatama, siis las teised ka kannatavad. Ma räägin solidaarsus ikkagi, hoiame kokku LGBT kogukond on ja see ongi tere tulemast vaatama, kuulama homopropagandat, ainuke homopropagandakanal Eestis vist on ja. Jah, kõik teised on vist välja surnud praeguseks tuleb välja. Kas meil on, ei tegelikult Lilla Agenda ju toimetab. Jah, nemad on veel, aga ja nende kõrvalt vist on, kas meil on kedagi veel? No meil on, aga meil ei ole võib-olla jah, otseselt, kes ainult nagu siis kväärasjadest räägiks, et seda vist ei ole väga. Ausalt öeldes, mina ei ole suur podcasti kuulaja. Ma tean, me rääkisime, tuli välja, et sa vist ei olegi minu podcasti üldse kuulanud varem. Või sa ei olnud kursis vähemalt? Guilty, aga jaa. Sa ei ole sihtgrupp, sa oled liiga noor. Ei, kas just seda, mulle pigem meeldib muusikat rohkem kuulata, sest noh, podcastid on üldjuhul pikemad ja siis on vaja leida see pikem aeg, kui neid kuulata ja siis on see, et kui seda jääb sul pooleli, siis poole pealt uuesti kuulama hakata on see, et oota, millest me rääkisime nüüd. No minu jaoks ei ole vahet, kust otsast sa seda podcasti kuulad, peasid sa kuulad, peasid liitud Patreoniga, toetad oled on ja, et mulle meeldib podcasti kuulata siis, kui ma rattaga sõidan või jalutan kuhugi või koristan näiteks, parengi taustaks, võtan YouTube'i, panen käima, taustale käibki mingi mula ja siis samal ajal ma nagu teen midagi, koristan ja et pesen aknaid. Et siis mulle nagu, see on hea ajaviide minu arust. Ma vahepeal kuulasin podcast'e, kui ma reisisin bussiga sõites või lennukiga, siis oli hästi mugav. Siis niikuinii midagi teha ei ole, niikuinii sul on mitu tundi aega kuulata, rahulikult saad võtta. Et võt siis oli tore. Aga koristades mina olen ikkagist esineja, mina kuulan muusikat, mina samal ajal seal mopiga tantsin, esinen ja harjutan oma järgmiseks showks. No harjutamine kulub ära selles mõttes, et ega tegelikult ei ole ju lihtne kontsadega seal tantsida, et mina näiteks ei suudaks. Jah, eks see oleneb kontsast ka muidugi, sellepärast, et ma kannangi neid paksi kontsa. Et siis ei ole seda ohtu, et keset lava järsku keegi on pikali maas. Seda on juhtunud. Rohkem kui tahaks. Parukaid on ka lennanud peast. Rohkem kui tahaks. Okay. Kui ei ole veel midagi juhtunud, siis oleks natukene halvasti. Ma just andsin intervjuu, kus ma rääkisin oma stand-upi kogemusest ja siis küsiti ka, et noh, mis sul piinliku laval juhtub või midagi, kas on nagu sassi läinud või mis iganes. Ja mõtlesin, mida mul ei oleks laval juhtunud, sest et see on lava, see on live, seal võibki juhtuda kõike. On ja, et... No mis see eestikeelne
ütlus on ka, et või vanasõna, et tegijal juhtub. Muidugi, et mul on endal, ma praegu küll podcastis ei kanna kunstiripsmeid, vahel kannan, aga laval küll üldiselt ja siis mul on lihtsalt, ma ei tea, kas ma higistasin nii palju, aga ripsmed on nagu liimist lahti tulnud niimoodi poole nalja peal plupp ja siis nagu lendas nagu ripsmedest ära ja siis inimesed vaatasid mingi, kas see oli prussakas, ma mingi need, sorry, need on minu ripsmed, vaata, et nagu mingi 100-jalgne oleks ära lennanud, vaata. Aga siis ma olin, tead, ma ei hakanud seda seal laval ju kleepima tagasi, ma mingi, okei, mis läinu oli odav on ja et läheme aga edasi. Samas see oleks hea bitt olnud jälle, et sina kleepimas oma ripsmeid tagasi. Ja aga kui sa teed stand-upi, nagu sul ei ole muusikat taga ega midagi, sa oled vaikuses seal. Lihtsalt kõik hingavad sulle kuklasse. No. Vot see on see osa, mille peale ma ei ole mõelnud varem. Et stand-upil sul on tõesti vaikus taga ja sa ongi pead niimoodi. seda kõike konkreetselt vaikuses tegema. Jah, et mulle, kui on nagu muusikas ja lipsingid on ja, siis vähemalt, kui sul läheb midagi sassi või väike äpardus, ma ütleks, et on lihtne, mitte nagu lihtne taastuda sellest, aga muusika käib edasi või et see energia nagu nii alla nagu vist ei lähe, on ja. Aga stand-upil ongi see, et kui sul on nagu, sul läheb hästi, aga siis üks nali nagu on täiega flat ja üldse ei lähe, see tõmbab energiat alles, ma olen olnud nagu laval tõesti, et just käisin Viimsis esinemas, kus mul oli see, et kus ma vaatasin publikut, ma ei nagu, ma valisin väga vale materjali, ütleme nüüd Viimsi jaoks ja ma nägin, et publik oli veits mingi okei, on ja siis sa oled seal 5 minutit lihtsalt räägid ja aitäh, et kuulasite umbes. Et kõik, mis nagu laval on võimendatud, et ma olen laval ka kukkunud, näiteks ma olen koperdanud mikrofoni juhtme otsa, mis iganes telefon on maha kukkunud ühe korra kogemata, kuidagi tavuriti otsale koperdasin ja juhtub selliseid asju. Aga kõige nagu ma ei tea, kas nüüd on naljakas, aga kõige suuremad ebaõnnestumised on olnud siis, kui ma laval reaalselt jooksen kokku. Nagu totaalselt. Ma mäletan ühe korra, ma rääkisin ühte lugu minut aega ja ma unustasin poole lause pealt ära, millest ma rääkisin. Ja ma jooksin täiesti kokku ja siis ütlesin, et aitäh, see oli mu aeg ja läksin minema. Ja siis see õhtujuht vaatas mind nagu ta ei osanud isegi midagi öelda pärast, et ta läks lavale ja see oli midagi, et aitäh Sille Kadri, ma olin lihtsalt täiesti, ma ütlesin, ma jooksin nii kokku, et ma ei mäleta, ma ei tea, mis ma ajasin seal laval, piinlik oli. Jah, eks endalgi seda ette tulnud, et lihtsalt jooksed kokku ja siis ei oskagi midagi öelda. Ja kui kuulem on see, et kui sa pead seda asja hostima ja sul on vaja midagi öelda ja siis sa oled seal lihtsalt vaatad publikule otsa ja lihtsalt üritad mõelda ja aru saada, mida ma ütlema pean. Ja siis sul ei tulegi midagi välja ja siis ütledki, et nojah, lähme asjaga edasi. Sa olid laval. See oli midagi. Ma olen ka hostinud kunagi ammu drag showsid ja ühe korra, kui ma hostisin, siis elekter läks ära poole show pealt. Lihtsalt kõik oli mingi, mis me nüüd teeme, nüüd vist on aeg väike paus teha, ma arvan, et meil ei ole elektrit, ma ei saa muusika ei tööta, valgust ei ole, heli ei ole, no mitte midagi ei ole, elektrikatkestus, et äkki teeme nüüd pausi, ma arvan. Aga siis kõik vaatasid mulle otsa ja täiesti kottpimedas inimesed võtsid taskust telefoni, panid selle flashi tööle, nagu, et see oli suht lahe. Aga jah, nagu niimoodi drag queen esines ja siis poole, nagu minut aega oli esinenud ja siis lihtsalt korgid väljas. Et see oli päris pöörane ja siukest asju juhtub, sa ei teagi, ei oska ette valmistada nendeks, aga drag showdel on muidugi see, et on seal palju alkoholi, palju lärmi, palju ülemeelikuid külalisi, et see on ka veits teistmoodi stand-upil päris nii hull ei ole, nagu nii party ei ole, te esinete üsna hilja tavaliselt ju. Seda on küll jah, et me esineme suhteliselt hilja, aga selleks on ka tavaliselt see põhjus, et inimesed tulevad hilja välja. Ehk siis kui varem teha, siis sul ei ole lihtsalt publikut. Ja. Aga stand-upiga üldjuhul inimesed tulevadki sul stand-upi vaatama, mitte nad ei tule peole, vaid nad tulevadki stand-upi vaatama. No, kui on late night on teine asi. Ja. Või kabaree. Siis nad ikka tahavad juua ja tsirkust, aga üldiselt jah, lähevad kuulama stand-upi. Sest nii palju, kui mina olen ise stand-upidel käinud, siis ainult üks kord oli niimoodi, kus ma kogemata sattusin stand-upile. See oli, ma isegi mäletan, miks ma läksin, aga see oli Tallinna Mökubaaris. Läksin lihtsalt baari istuma ja siis avastasin, et oi, mingid tüübid räägivad nalja siin. Jah, see on open mic klassikalised. Baaris ongi mingi esmaspäev õhtut, mis iganes. Et ja niimoodi olen ka mina käinud, et ma usun, et Viimsis ka inimesed oodanud, et nad kuulevad mu surnud emast laval, aga
ma ütlesin, sorry, ma arvasin seda teisipäeva materjale, nad olid nagu, ei, see on siuke reede-laupäev, ma mingi, okei, sorry. Räägime siis töötuks olemisest, on ju, et vahetame teemad, siis nad olid mingi, me ei ole töötud. Okei, valime siis järgmise teema, on ju. Jah, kui sa Viimsisse lähed, siis seal vist väga töötuid inimesi pigem ei leidu. Neile meeldis mu nõudekiri, kui ma rääksin sellest, et nõudekirjad ja asjad ja siis neile nagu mingid naljad neile ikkagi läksid ka, päris haudvaikus ei olnud, aga mingid asjad nad olid veits, et see on mingi ja see on open mic, see ei ole ju mu soolotund, nad ei tea, kes ma olen ja nad ei tulnud siia mind kuulama, nad tulid siia lihtsalt, teisipäeva õhtu tulime perega sööma pubisse ja siis kuuleme mingi traumeerivaid asju. Ei, tegelikult oli tore, ma üldse ei pane Viimsi inimestele kuidagi pahaks või puid alla, aga iga show on erinev. Ma usun, et drag show eriti veel see line-up on erinev ja kõik, kes tulevad sinna publikusse, et sa kunagi ei tea. Ja et ma olen näinud igatahes ülemeelikuid inimesi drag showdel kindlasti. Aga hostina sa õpid ju ohjama ja selles mõttes, et algus ongi raske, aga lõpuks sa ju harjud ära sellega. Ei, seda muidugi, aga eks seal on ka täpselt see sama, et iga show on erinev, iga olukord on erinev. Et isegi kui show on sama, siis tegelikult iga rahvas on ikkagist erinev. Et me siin paar aastat tagasi tegime väikest jutumärkides tuuri, kus me käisime siis Tallinnas Tartus. 2 täiesti erinevad publikut. Täiesti erinevad. Kumma parem Tallinn või Tartu publik? Tartu. Ma teadsin, et Tartus on teil see Vikerpidu vist, on ju? Ma ei ole kunagi käinud seal. Ma pean tunnistama, ma ei ole kunagi käinud seal. Vot, kui sa tahad head publikut ja head pidu sille, siis sa pead tulema. No ma olen teinud stand-upi ja mul on tunne, et Tartus ei ole minu publik nagu. Selle kohta ma ei oska öelda, seda mina ei tee. See pole minu eriala. Aga Viker on alati suke tore koht. Vahepeal toimusid ka seal open stage'id. Ehk siis või Viker lava oli ta siis, kus said kõik tulla, nii et see oleks võinud ka tulla. Keegi kutsunud või ma ei tea, mis mul elust. Ei, ta on nagu open stage, et sa pead ise siis kirjutama neile, et sa tahad tulla. Aga ma ei tee ju dragi selles mõttes. Ei, seal käisid kõik, seal käisid postitantsijad, lauljad, mis iganes. Ma just ütlen, ma ei ole päris talendikas inimene, teen ainult nalja laval, et ma ei tee postitantsus splitte mingid, et nagu ei võib-olla oleks aeg segada. Võib-olla oleks postitantsi ja Sille teeb nalja täna. Pole dancing comedian. Jah, istud seal posti otsas ja... Mul ei ole sellist ülakeha jõudu, istun posti otsas. Okei, kas see regulaarselt siis, ma saan aru? Ta nüüd ei ole mõnda aega toimunud, aga vahepeal ta toimus niimoodi kord aastas. Okei, kui ma... saada mulle järgmine kord või miks mitte, et ma Tartus, ma olen kunagi esinenud, ma käisin kunagi regulaarselt Tartus esinemas, aga mitte viimasel ajal. Et ma olen mõelnud küll, et peaks minema mingi Tartusse. Vahel inimesed ka kirjutavad, et millal sa tuled, ma mingi, kas sa show'le tuled, selles mõttes ma ei tule niisama, kui keegi tule. Et mul ei ole mõtet niisama minna sinna. Aga Tartus on ka tark rahvas, nii et Tartu jaoks on vaja tarka nalja. Oi, no siis, ma räägin, pole minu publik, vaata, sorry, et mul on ikka labased. Tegelikult ma ütleks, et mul nii labased naljad on. Sa oled vist näinud ju mind laval stand-upi tegemas. Sa üldse ei ole mu fänn, sa üldse nagu ei kuule podcasti, ei käi showdel. Et see on nagu see, kus me oleme praegu, jah? Jah. Okei. Ega, kas ma just saaks samaga vastata, aga jah. Okei. Kui suur fänn sa mulle oled, on nüüd küsimus vastu. Tead, kui suur fänn ma sul olen või? Nii, võtame kohe lahti. Mul on välja prinditud, on ju, eks ole. Ette valmistatud, see on professionaalne. Kus sa käisid ja mitu korda ja palju sa karjusid ja mis ma esitasin ja... Nii, trivia. Kus me kohtusime esimest korda? Ma pakun, et see oli LGBT ühingu sünnipäev. Ting. Kus sa hostisid? Kus ma hostisin. Nii et võib-olla oleks aeg sul tulla hoopis Vikerit hostima vahelduseks. Kutsuge, palun, ma reast 9 kuud töötal. Jaa, väga... ilusa pildi leidsin meist. Vaata, kui ilusad juuksed sul on. Jaa, mäletad see on seda? tõesti, muidugi ma mäletan, see on ennem peo algust. Jagan seda pilti pärast. Siis, ja me oleme kained, nagu sa näed, see on enne peo algust. Jah, silmadest on näha. Ripsmed on kõik veel ees Sillel. Ja nägu läigib ilusti, vaata, ei ole ära higistatud. Pool meiki on veel näos. Pool meiki on kindlasti. Ei, ta ilus meik oli mul ju. Minust ma olen kena. Aga ongi, et õhtu algus veel, et meik on veel näos, et ei ole veel ära läinud. Sest ma mäletan seda õhtut väga hästi, see oli pandeemia ajal on ja... See oli päris kohutav. Mis sinu etteaste või minu hostimine või mis oli kohutav? Publik, sellepärast, et me saime selle toreda Curse'i nimega istuv publik.
no jällegi, Mis on, pandeemia, seal oli palju piiranguid, sa ei saa, nagu väga raske oli tegelikult korraldada üritusi, sest et sul oli vaja ju, publikul pidid näitama neid koroonapasse või mis iganes, et mingi kella 11-ni võis ainult kesta ja seal oli, need reeglid olid ju tol ajal. Nagu reaalselt, see oli nagu 2021. Mina ei mäleta, et meil oleks nii kõvad reeglid nüüd olnud too hetk. Kas see on üks nendest vabamatest hetkedest, kus oli vähem reegleid? Sest mina ei mäleta, et oleks nii kõvasti olnud, aga mis meil oli see, et kõik istusid esinemiste ajal ja siis oli jumalast siuke, et sa üritad saada mingisugust energiat publiku käest, kõik istuvad sul ja vahivad otsa ja siis saad mingi... Aga see üritus hakkas varakult, sest see pidi lõppema kell 11 ja ma mäletan õhtuühine, mul oli väga rangelt öeldud, et me ei tohi, nagu me peame inimesed kell 11 välja peksma, et see mingi vist isegi 10 või ma tean, et see pidi lõppema täpselt õigel ajal, me ei tohtinud üle aja minna ja point oli ka selles, et see ei olnud selle pandeemia hiigelajal, aga kuna oli ikkagi pandeemia, siis inimesed ei julgenud minna välja, sest kardeti lähikontakti ja siis pidi olema social distancing ja mis iganes. Jah, see vibe ei olnud see. Ei, aga meil oli tegelikult inimesi ja tegelikult oli minu meelest tore. Ei, tore oli väga, minul oli väga tore. Ei, tegelikult oli tore, aga lihtsalt oligi see, et kui sa paned inimesed drag-show ajal istuma, see lõpeb sellega, et rahvaenergia on 0 ja siis sa seal lihtsalt üksinda tõmbled lava peal, keksutad, teed oma asja, rahvast väga vaatavad, aga keegi nagu kaasa ei ela otseselt või ei ole seda nagu energiat. Et ma olen neid showsid veel teinud, kus on nagu rahvas istuv või valdav rahvas on istuv, need on alati sellised surmashowd, nagu ma nimetan. No siin kohal tegin ma kehva õhtu juhtimist, sest ma oleks pidanud ju rahva käima tõmbama ja lava ette tõmbama, et... No tegelikult nad olid lava ees, aga minu meelest seal oli see mure, et seal olid need diivanid olid seina ääres. Ja siis seal istusid inimesed ja siis oli see mure, et meie ei näe ju midagi, nii et teie istuge maha. Jaa, vist küll. Sest mina mäletan, et see põrand oli rahvast paksult täis, aga kõik istusid. Ma ei mäleta, võib-olla mälu petab, lihtsalt ma olen nii vana, et selles suhtes ma mäletan, et seal oli rahvast, aga minu meelest see pidu alles läks nagu sinna lõpupoole siis, kui DJ Dem läks pulti ja mängis mussi, siis nagu alles läks elavaks, aga see lõppeski mingi punkt 11 ära, just siis, kui see hakkas nagu käima minema. Ja mulle tundus, et see võib-olla oligi halbade asjade kokkulangemine, näiteks aeg ja piirangud ja mingi see teema. Aga ma ei mäleta, see oleks räigelt palju rahvast olnud. Aga ma ei mäleta, kas meil, sest mina panin ennast üleval valmis ja ma ei mäleta, kas seal oli mingisugune soojendusasi ka või see oligi nagu mingi laksust C ja siis pidu oli alles pärast. Me tegime mingi viktoriini tegin kindlasti ja mingid asju tegime seal veel, programm oli ikka. Vot see võis küll olla, et rahvas oli surnud, sest ei olnud nii-öelda seda soojenduspidu. Vaid oligi see, et mingi viktoriin, kõik istuvad, kõik on suke nagu mingi... Sest see oli sünnipäev ju. Ja. Ongi tordi söömine, viktoriin, räägitakse kõned või et tuleks lavale, räägitakse ühingust ja kuidas alguse sai ja kes mis on ja slaidid, asjad, et see oli selles mõttes, et kui see oleks nagu pikem üritus olnud niimoodi, et sa saad rahva nagu kuumaks kütta selle DJ asjaga ja siis tulevad nagu drag artistid, siis võib-olla oleks teistmoodi olnud. Aga ma arvan, et kõigil oli ikkagi tore. Ei, seda muidugi ja see oli ka tegelikult minu esimene esinemine. Ja kas ma mäletan õigesti, et sulle pärast ema tuli järgi sinna? Oi, seda ma seda ma nüüd küll ei mäleta. Sest mina mäletan, meil oli veel üks afterparty ka. Sellest me ei räägi. Sellest me ei räägi. Aga kas ta mulle järgi ka tuli, seda ma ei mäleta. Sest ma mäletan, et sa oleksid mingi oma asju sinna auto peale pannud ja siis ma rääkisin veel oma parima sõbrannaga, kes ka seal oli, et nii tore, kui vanemad on toetavad ja et julgustavad tegema selliseid asju, sest et drag ei ole väga asi, mida võib-olla kõik noormehed teevad niimoodi vabalt või et ema pooldab või mis iganes, aga mina sain aru, et su ema oli nagu ikkagi sul nagu toeks. Tead, võib-olla oli tõesti see, et ta tuli mingitele mu asjadele järgi. Sest mul oli päris palju, mul oli ikka seal päris palju asju kaasas, kostüüme ja värki. Et võib-olla mingid asjad viis ära vahepeal. See võis küll olla. Aga vot see on ju, mis aastal see toimus? 2021. No vot. Ja siis ma seda mäletan, et sa ütlesid, vaata, et sa olid mingi mega noor ja sa vist 2003 sündinud on ju? Ja siis ma olin mingi, kas see on lihtsalt päris aasta või? Mis 2003 toimus nagu peale selle, et ma olin ise 12. Kas see oli esimene kord, kui sa tundsid, et sa oled vana? Ei, see oli kindlasti esimene kord, aga see oli see hetk, kus mina olen õhtujuht ja mul on backeris keegi, kes on 2003 sündinud ja on täisealine. See oli ta täisealine. Ja, et see oli minu jaoks veits nagu wow, see moment küll ja sa olid kuidagi nii
sa tundsid ennast nii mugavalt omas nahas või selline, et ma mõtlesin nagu nii lahe, sest et mul ei olnud sellist enesekindlust, kui ma sinu vanuses olin. Et selles mõttes respekt. Jah. No ma usun, et see on kodust tulnud, et sind nagu aktsepteeritakse sellisele, nagu sa oled. Kadri Sandina. Jah, niivõrd kuivõrd. Okei. Et ma ei tea, ma ei oska sellest nii väga nagu hästi rääkida, et sellest ikka küsitakse, aga meil sükest nagu vestlust sellel teemal ei ole otseselt olnud või nii. Igaüks teeb, mis tahab. Ja. No täpselt, et see ongi okei, nagu lahe. Jah. Aga jaa, seal ma otsin seda pilti väga kauas, mõtlesin, et appi, mis aastal see oli, et aga näed, juba mõnda aega teame 11 ja nii et jah, ma olen näinud sind päris mitu korda laval. Minu meelest viimati ma nägin laval, kui sa tegid ühte Eurovisiooni lugu, see mingi Hallucination või mis oli? Jah, see siis oli vist eelmine aasta. Jaa, aga see oli seal, ütle nüüd. Heldekeses. Heldekeses ja, just. Seda ma mäletan, et see oli Heldekeses. Ma ei mäleta küll, mis seda veel. See oli, kas ma tegin meil, ei ma ei teinud rohkem midagi minu meelest. No ma mäletan igatahes seda esinemist, seda numbrit. Jah, shoutout Kaisa Ling. Jah, shoutout Kaisa Ling. Seal ma käisin jah. Millal ma käisin seal? No ikkagist natukene aega tagasi juba. Et vahepeal on ikka siin mujal ka esinetud, põhiliselt Tartus, nii et sellepärast sa ei näegi mind. No ma tegelikult sellest mul on endal päris busy olnud, sorry, nagu booked and blessed oma pulmade ja muude tegemistega siin on ja. Ega ma Tallinnas, kas mul on Tallinnas veel olnud mingid, tegelikult vist ei olegi väga, et mul enamus ongi Tartus. Jah. Aga ja Kaisa Lingiga tõesti, kui te satute kunagi Late Night Covery, soovitan, seal ei ole ainult dragi või stand-upi, seal on ka mustkunsti, seal on igasuguseid tsirkuse, kõike, nagu burleski muusikat, kõike üliäge. Iga kord hea meelega, kui Kaisa kutsub, siis vahet ei ole, kui väsinud mu olema mingi, jess, palun paneme kirja, nagu et tõesti alati on super. Et jaa, Eurovisioonis ma sain aru, et minu arust natuke põgusalt ka rääkisime sel teemal, aga ma üllatasin, et sa tegid seda lugust, et see oligi eelmise aasta Eurovisiooni lugu olnud ja tegid seda kohe laval ja siis ma mõtlesingi, et okei, et lugu oli hea, aga ta ei saanud mingi hea koha minu meelest. Ta oli seal tagapool ikka, jah. Aga see oli ka üks selline nendest šokeerivatest numbritest, mille üle inimesed olid šokeeritud, et kuidas nii vähe punkte sai, nii kaugele jäi. Et seal oli veel neid tollel aastal minu isiklik lemmik, mida mulle meeldib kogu aeg esitada. Kant. Minu lemmik oli. Ja, seda ma olen nüüd juba, ma ei tea, mingi 4 korda teinud. No. Ja see ju jäi ka sinna, nad jäid kas äkki isegi kõrvuti võib-olla. Jah, aga tagapoole, et inimestel läinud peale, kuigi minu jaoks täielik pop ja täielik siuke euroka lugu. No just, see sai näiteks 8 punkti ainult. Ja mingid mõttetud Iisrael said päris kõrgeid punkte. Jah, Tommy Cash. Ma saan aru, miks Tommy Cash sai. Et ma saan sellest kohast aru isegi. Žürii käest, mille eest? Ei, mis asja, nagu publikule ka. Ei no, publikust ma saan aru. Aga žürii käest me saame ka ikka kõvasti päris palju punkte. Aga mõtle ja, ka... Ja võt, see oli see, millest mina aru ei saanud. Aga samas tegelikult viimased aastad see žürii Eurovisioonil on olnud ka väga lai, et ta ei ole nii, kui vanasti oli see, et sa teadsid täpselt, et need laulud saavad palju punkte, mis on žürii laulud, siis viimased aastad on nagu hakanud andma ka lauludele, mis sa ei arvaks, et saavad. Jah, vaata, Eurovisioon on ju ikkagi poliitiline ka minu jaoks alati olnud. No eks ta mõnes mõttes on, jah. Kelle jaoks rohkem, kelle jaoks vähem. Et sinna tuleb alati see naabrimehe poliitika mängu, et ja minu naaber, mina olen sulle ja... See on alati. Ja. Alati saame Soomelt punkte, on ja? No statistika järgi tegelikult saame me kõige rohkem Soomelt. Ja. Aga tegelikult minu meelest enamus nendest punktidest tulevad vist rahvalt selle hääletuses. Sellepärast, et tegelikult kui sa vaatad žürii, siis žürii soomlased meile väga ei anna. Ja, aga ma mõtlen, kas siinkohal mängib rolli ka see, et Eestis, nii palju eestlasi elab juba ka Soomes ju, et kui sa oled ju Soomes, siis saad hääletada ju Eesti poolt, on ju, et sa ikkagi hääletad ju oma riigi poolt, kui sa oled mujal ka, et see diasporaa teema, aga jaa, et minu jaoks on Eurovisioon alati nagu poliitiline, et mingid asjad mind nagu ei üllata selles mõttes, aga ma olen pettunud ikkagi, et ma ei saa lihtsalt aru mingitest otsustest,
aga ju siis ma ei peagi aru saama sellest ja ma ei ole tegelikult, ütlen ausalt, ma ei ole mingi super mingi Eurovisiooni fänn. Mõned aastad ma pole üldse vaadanud, Eesti Laulu ma tavaliselt üldse ei vaata, nüüd ma olen vaadanud, kuna mu tuttavad ja sõbrad on seal olnud, siis olen nagu vaadanud. Vanilla Ninja või? Vanilla Ninja, sa tõesti arvad? Ta on sinu tuttav ja sõber? Ei, mulle ei meeldi Vanilla Ninja, mul ei ole ka 20 aastat tagasi meeldinud Vanilla Ninja. Miks sa vihkad Vanilla Ninjalt? Ma ei vihka neid, nad ei ole kunagi minus emotsiooni tekitanud, et mulle meeldib nende jäätis, need on parim jäätis. Ei, mulle päriselt Vanilla Ninja jäätis on hea. Aga selle vastu ei saa vaielda, see on fakt. See on tõesti et nagu... Eesti parim jäätis on Vanilla Ninja. Et aga muusika minu jaoks noorena oli see, et kõik olid super fännid, riietusid samamoodi kõik sama juukselõikused ja samad need riided olid. Ja siis mulle tundus, et nad on nagu, sorry, aga veits nagu try hard või nagu, et me oleme nii bad girl, mingi oh my god, ja siis ma ei nagu, ei, nagu, et ei ole. Nagu minu jaoks oli, ma ei tea, mul ei kõnetanud mind ja ma kuulasin muidugi väga teistsugust muusika ka tol ajal, kui nad tulid, et mulle lihtsalt ei läinud see peale ja ma tundsin, et neid nagu hullult surutakse, et noh, peavad olema, nad on nii ägedad ja nad olid igal pool, aga ma olin mingi, aga teised on jällegi wow, et üliägedad ja ma ütlen ausalt, see, et nad on nüüd 40. naisterahvas, see, mul sellest on täiesti, mul sooja ka külma, mulle lihtsalt see lugu ei meeldi. No täiesti, ma siiani, kui sa ütled, mis see lugu, mul ei tule selle pealkiri isegi meelde. Too epic to be true. Shout out Sven Lõhmus. Too cringe to be true. Ja tegelikult ei ole vist. aga no ma ei tea, ma kuulasin ja mul ei jää mitte midagi meelde, ma ei nagu, minu isiklikul arvamusel, mis on vastanud teiste enamus inimeste isiklikule arvamusele, oli see selle aasta parim lugu, mis meil oli Eesti Laulu eelvoorus. Okei, ja nii on. Kuigi tegelikult ega mulle see Sven Lõhmus ei meeldi ka väga. No ta on, kuidas ma ütlen, ta on selles, mis ta teeb väga hea, väga, ta on edukas ja põhjusega, on ju. Aga mul on lihtsalt igav. Nagu see tundus... ta teeb ühte sama asja 20 aastat, sellepärast ta sellest nii hea ongi. Ja räägin, nostalgia müüb, inimeste lähebki peale ja keskmine eestlane ongi näpud püsti, aga mina ei ole lihtsalt see, mulle lihtsalt ei meeldi ja see on okei. Mul on osade lugudega see, mis ma olen kuulanud neid Eesti Laulu lugusid, vahel on okei kasutada AI-d nagu, et vahel on okei, kui, sorry lihtsalt see nimi, Too Epic, on ju, sõna epic, ma kasutasin mingi 2009 aastal, nagu mingi, kui Shane Dawson oli mingi YouTube'is või see on nagu, ja siis need sõnad on ka, et nii mida see, mul ei ütle mitte midagi, ma ei ole liigutatud, ma ei taha tantsida, mul on igav, I'm bored, Ma ei tea, mulle meeldib. Jah, ja sellepärast sul ongi, sul on siuke basic muusika maitsevad, sa oled siuke basic naine sinna, et nagu mis sa nüüd? Ja ma arvan, et see on okei, et me ei nõustu või nagu ongi, et inimestel meeldivad erinevad lood, et see on tore, aga ma ei usu, et nad väga edukad on sel aastal Eurovisioonil. Ütleme nii, et ei tea midagi jällegist nostalgia müüb. Ja aga nad on meie jaoks nostalgilised, ega kelle jaoks on veel nostalgilised, on sakslaste jaoks või? No täpselt. Me oleme sakslastega ühes poolfinaalis. Ehk siis nemad saavad meie poolt hääletada, samamoodi Sveits võib-olla, keda nad esindasid 2005. Nii et... Sveits siis 2 aastane. Jah, aga ma arvan, et puhtalt selle pealt me saame midagigi. Teine asi on see, et mis on palju öelnud, on see aasta on väga, need küll ei ütle seda heas mõttes tasavägine. Ehk siis kõik lood on ühtlaselt sitad, ütleb valdav enamus. Ehk siis ei tea täpselt, kes saab edasi ja kes jääb välja ja mis saama hakkab. Nii et ma arvan, et meil on isegi võimalus saada finaali. No võib-olla kõik läksidki lihtsalt käega lööma, sest et ma ei tea, maailmas on suuremaid probleeme, kui võib-olla mingi lauluvõistluse inimesed on, vahet ei ole, võidab või kes võidab või ma ei tea, veits sükke, mul endal on ausalt hetkel suht suva sellest Eurovisioonist, veel rohkem suva, kui mul muidu on olnud. Et ma olen Soome poolt jälle. Eelmine aasta mulle ka Eerika väga meeldis see aasta ega see Soome lugu, ma olin wow, nagu vot tõesti, ma olin nagu kohe, see jäi mulle meelde, see tekitas mulle emotsiooni ja ma olin nagu positiivselt üllatunud, et väga vinge. Mis sa ise ennustad, kes võidab? No tundub, et praegu vist Soome läheb kõigile peale. Let's go! Minu isiklik lemmik ja lootus on tegelikult Taani.
Ma ei ole kuulnud. Peaksin kurssi viima Neil ennast. on, see aasta on taanikeelne lugu ja lugu räägib põhimõtteliselt peol olemisest. Loo pealkiri on, et ennem kui me lähme koju, Aha. eesti keelteldi lühidalt. Ja siis räägib, et suudle mind, murra mu süda taas, midagi sükest, blablabla, ma täpselt ei mäleta, aga mingi süke, Okay. no natuke süke huvitav tekst. Loodan, et taani keeles on parem see nagu. Jaa, ei, see kõlab jumala hästi. Okay. Praegu see ei kõlanud üldse hästi, see oli nagu väga creepy. Rahva eestikeelne tõlge. Okay. See kõlab nagu ma peaksin oma joogi kinni katma nagu, et ma tahan üksi koju minna, nagu täpselt see vibe oli hetkel. Ma ei ole kindel. Okay. Ei, no Taani. Jah. Aga võt minu jaoks on see, et see taani keel aru ei saa mitte midagi, mis ta laulab. Ja siis on puhtalt see, et vaata, kui sa ei saa aru keelest, siis minu jaoks vähemalt on need sõnad ja see laulmine nii-öelda nagu lisainstrument. Jaa. Sest sa ei kuule sõnu, vaid ta on nagu pill, mis teeb nagu erinevaid hääli. Jaa, ma olen nõus. Ja võt just see taanikeelsed mingid sõnad või hääldused. Okei. Sul on mingi teema. Sügab mingit sügelust minu ajus. Kusagil mujal ka mulle tundub, et sa oled väga erutunud sellest taani keele mõtlemisest. Ei, nagu seal on just see nagu bridge ja refrään, mis nagu need sõnad seal, ma olen lihtsalt iga kord mingi, nagu see kõlab nii hästi. Nagu reaalselt ma ei tea, mis see on, aga see lihtsalt kõlab nii hästi. Okei. Ehk siis nüüd, kui ma järgmine kord tulen Tartusse vaatama sinu etesest, siis see on siis taani lugu teed? No, ma pean natuke veel seda taani keelt õppima, aga põhimõtteliselt loodame äkki. Väga lahe. Aga kus sinu siis Eurovisiooni armastus tuleb? Vot, ma isegi ei oska öelda, kust see tuleb. Mäletan väga hästi, see oli 2017, kui ma natukene midagi vaatasin, mäletan, vot ma just mäletan seda, et Marko midagi seal kobises jälle, nagu Marko ikka. Legendaarne. Ja siis 2018 oli vot see aasta, kus ma nagu vaatasin. Ehk siis vot seda aastat ma mäletan väga hästi. Ja siis peale seda see kasvas ja iga aasta aina rohkem ja siis jõudis kätte 2022, kui oli see, et lähme Itaaliasse koha peale ja vaatame, mis pulli koha peal saab. Ja kuidas oli Itaalias koha peal? Vot, väga tore oli. Üllatavalt palju eestlaseid oli toona. Aga see oligi see vist, et Itaalia Tšukeriku eestlased lähevad ja kus nad käivad. Ja siuke soe, kevadine, maikuu, odav. Ja nii paljud tulidki. Ja pärast seda ma olen küsinud mõndade inimeste käest, kes siis Itaalias olid, et kas järgmine kord ka ja vastus oli see, et ei, liiga kallis riik on. Okei. Et siis oligi, mis oli järgmine aasta? Oota, kes see võitis? Inglismaa. Ukraina võitis, Inglismaa siis hostis. Ja, muidugi. Õigus. Ja siis kõik olid, et kurat, Inglismaal ei lähe liiga kallis. Mina ikka läksin. Okei, no aus. Mulle väga meeldis too võidulugu. Inimesed olid mingi, ei, see on nii poliitiline võit, see on selle pärast, et Ukrainas sõda ja blablabla, aga mulle meeldis. No eks ta mõnes mõttes oligi. Ja vot too aasta oli küll see aasta, kus kui tavaliselt oli see, et ma teadsin, ma olin kursis ennem kõigega, siis too aasta ma ei teadnud mitte midagi. Mitte midagi. Millegi pärast lihtsalt kõik läks must mööda kuidagi. Ja siis ainult Eesti laulu teadsin, sest ma Eesti laulu vaatasin ja siis ma vist teadsin Soome oma ka, sest Soome oma mulle meeldib vaadata hästi. Soomlased teevad väga hästi, neil on nii hea produktsioon, väga head laulud iga aasta. See aasta ütlesid ka paljud, et kõik peale ühe laulu, neil on 7 laulu vist või? Oli 6 laulu. Kõik peale ühe oleks top 10. On ju, no tõesti, tase on jõhker. Soomi, nii et Eesti tehke järgi. Aga see oli kõik, mis ma teadsin too aasta. Siis ma mõtlesin, et kurat, ma ei saa minna niimoodi Eurovisioonile koha peale, et ma tean ainult 2 lugu. Ma võtsin lahti, ma minu meelest pakkisin äkki, siis ma panin lihtsalt YouTube'ist peale selle mingi, et kõik laulud, see mingi recap. Kuulasin selle ära, ma mingi, okei, paar tükki kõrva, neid kuulasin täisversioonis siis.
aga sisuliselt ma läksingi koha peale nii, et ma ei teadnud mitte midagi. Okay. Laule heal juhul 1-2 korda kuulnud, kõik. Lavashowsid midagi näinud ei olnud. Ja siis sa ei kujuta ette, kui põnev asi oli. Ma kujutan ette, sest tegelikult siin ongi see, et ma võin küll ilkuda mingi, need laulud on nõmedad või mulle ei meeldi või mis iganes, aga ma arvan, koha peal on hoopis teine asi, kui lihtsalt Spotify's kuulata mingit lugu. Et see juba see lavashow ja kõik see annab nii palju juurde. Et mingite lugude puhul ma ei saa aru, miks inimesed fännavad või räägivad favoriid või see, aga ma ei ole vaadanud seda nagu videos. Ei no see ongi see, et see lavashow annab sulle, osad räägivad siis mingit lugu omal lavashowga, ehk siis sa saad seda lugu võib-olla paremini aru. Teine on see, et eks nad teevad paremat vokaali lavashow'l, kui sul on seal või mingid asju teevad paremini, sul on seal see veel tantsimine, sul on need kõik efektid, mida sul ei ole lihtsalt, kui sa kuulad muusikat mingi Spotify'st või kuskilt. Aga seal oli veel see efekt, et nii okei, see riik tuleb, mis nad toovad. Sest mul ei ole õrna aimugi, mis nad võiks tuua. Sest ega ma ei jätnud ka meelde, et mis riigil missugune laul oli, vaid oligi see, et mingi nii okei, nüüd on mingi, ma ei tea, Albaania, nii, mis Albaanial on, okei, huvitav, selline asi, Et seal oli nagu see vau-efekt või see nagu mingi huvitav, mis nüüd saama hakkab, on ju. Ja samas ongi nagu ka tore ju endal, et sa ei teagi, mida oodata, siis samas sul ei olegi mingi kas kõrged ootused või madalad ootused, et sul ei ole mingid eelarvamust, et sa lähedki sinna lihtsalt nautima seda show'd, et üli lahe. Kas sa oled veel käinud Eurovisiooni vaatamas? No ma käisin 22 aastal. Toona ma küll käisin niimoodi, et ma käisin ainult finaali pereshow'd nii-öelda vaatamas siis, jah. Siis ma käisin järgmisel aastal, 23 aastal, mis oli siis Inglismaal. Ja seal ma kohapeal üldse käinud nii-öelda saalis. Sest ma piletid ei saanud. Aga minul on nüüd selline arvamus. Nii? Et tegelikult sa isegi ei pea sinna saali minema, vaid kõik see melu, mis seal Eurovisiooni ümber on parem kui isegi seal saalis istumine ja vaatamine. Wow. Ma küll ei ole live show'l käinud, nii et ma ei tea, kuidas see live show siia nagu kaalule läheb, aga nagu, sest see proov, kui me proovis käisime isegi, me käisime ainult ühes proovis, finaaliproovis, see oli ainult mingi, mis on 4 tundi. Ja see oli ka siuke poole persega proov. Sest see oli pereshow, inimestel on õhtul on põhiline see live, ei viitsi väga midagi teha, väga oluline ei ole ka, keegi väga ei vaata, mingid pered vaatavad, suht pohhui. Ehk siis kõik olid siuke pool riides, pool meigitud, mingi juuksed olid veel mingi kuskil krunnis on ju kinni või tegid soengut või mida iganes. Et sa nägid ära need artistid on ju, aga siuke mingi Huvitav, kas mu soundchecki on sama, sest et ma teen tavaliselt, üldiselt ma teen niimoodi, et mul ei ole publikut, ma teen soundchecki, aga vahel juhtub see, et mingid asjad ei ole plaanipärased, et rahvast on juba sees ja aga ma pean soundchecki tegema ja siis on ka see, kus ma olen oma dressipükstega seal, et mul ei ole oma kleiti veel seljas ja ei ole ka veel ripsmed, ei ole veel meik täielikult tehtud, aga ma pean minema rääkima mikrofoni ja siis vaatad ka mingi kas see ongi nagu show, et miks sa nalju ei räägi, et nagu ma lihtsalt, ma teen soundchecki, ma ei ole see. Mis nad lähevad ära? Ei, mul raha on olemas, te võite ära minna ja selles mõttes, et no refunds, et mul ei ole vahet, et aitäh, et tulite ja toetasite. Jaa. Ei, aga siis oligi see, et see oli nii nagu väike osa sellest ja see nagu ei andnud midagi juurde või nii. Okay. Ja aga võt oligi põhine see kõik see melu, mis seal toimub, et sul on mingi Eurovillage'is vaatad seal mingite teiste fännidega koos, on ju. Pluss see efekt, et ma ei teadnud mitte midagi, eks mul oli see mingi, okei, huvitav. Ja siis ka kõiksugu need peod pärast, on ju, et kui sa olid mingi peol või siis näiteks Itaalias oli üldse nii tore soe koht, odav vein, istud seal, ostad oma 2-eurist veini, jood kuskil pargipingil või kuskil nagu lihtsalt niisama, et hästi siuke mõnus, rahulik, tore. Seltskond oli tore. Aga jah, ma arvan, et need põhilised highlightid olidki see, et sa vaatad koos mingite fännidega Eurovillage'is koos seda show'd, leidsid võib-olla mingeid uusi sõpru tuttavaid sealt ja siis pärast need peod, et kus sa nägid mingid, sa olid täna õhtul laval mingi mis siin nüüd nagu räägid juttu, on ju. Wow, nii äge tegelikult. Ongi. Väga lahe. Aga näiteks Liverpoolis jällegist seda kogemust ei olnud sellist.
seal oli küll muidugi 2 klubi ka, et võib-olla nad rohkem nagu laiali ja need olid nagu kõvasti suuremad. Aga seal oli näiteks rohkem melu jällegist linnas, et toimus rohkem mingid kontserte, asju, mingid meet and greet'id, mingid igasugu asju nagu, et sul toimub, sa oled nädal aega olin mina seal mõlemad korrad ja sul toimub seal nagu iga päev nii palju asju. Siuke elamus. Ja ongi. Ja minu meelest see on nagu suurem elamus, kui see koha peal nüüd nagu saalis olemine, et nüüd see aasta ma lähen ka. See aasta ma lähen nüüd kõikidele. Viinis on vist. Jah, kallis riik jälle. On, aga mulle nii meeldib. Nii ilus linn nagu nii, tõesti, see on ikka Euroopa linn nagu tõesti super kultuuri. Welcome to Euroopa. Ei päriselt, mis on kõige euroopalikum linn, siis see on Viin minu jaoks, sest et kõik need asjad, mis on head Euroopa Liidus on seal. Kallis. Kahjuks on kallis küll, aga ühistransport on selline, et iga 2 minuti tagant tuleb, kõik on puhas, kena kultuur, inimesed riietuvad ilusti. Ma käisin sõbrannaga, ma olin nagu, vau, siis ma siuke mats, vaata, kas me saaks osta mingid ilusamad riided, et ma kuidagi nii lohakas. Siis läksid poodi ja vaatasid hind või oli? Ja siis ma olin nagu, ma olen mats edasi, jah, ma olen lohakas edasi, see on okei, vahel on okei olla makas. Rahakoti luba. Ei, rahakoti lubanud, aga jällegi me käisime palju seal muuseumites, mingid näitused, asjad, tõesti, seal oli nii palju avastada, et meil isegi sellest paarist päevast ei väheks, et seal kõik läbi käia. No vaatame, mis ma oma nädalaga seal teen. Minu üks nii-öelda goal, mida ma üritan teha, või tahan teha, on see, et mida mulle isa on rääkinud mitu korda, et tema on joonud Viinis oma elu kõige kallima kohvi. Okay. Ja tal on täpselt see koht meeles. Kõlab nagu keskmine Eesti mees, kes ei mäleta midagi muud Viinist, aga kohvi oli kallis. Jaa, sest see oli väga kallis toona. No kui kallis oli? Vaat ma seda summat ei mäleta, aga ta on alati öelnud, et see on põhimõtteliselt mingi kuupalk oli toona, see oli mingi nõuka ajal. Okei. Ma usun. Ja mina tahan minna sinna samasse kohvikusse ja vaadata, kui kallis kohvi seekord on ja kas see on nagu võrreldav, kas see ka minu jaoks elu kõige kallim kohvi. Sa arvad, see koht on veel nagu, sa nii noor võib-olla sa ei tea, aga Nõukogude Liit oli päris ammu aega tagasi, et mina sündisin. Jaa, aga ei pruugi see sama koht olla, võib kas või mingi teine koht olla, aga lihtsalt nagu see, et Viin on kallis koht, et kas seal samas kohas on ka ikka veel kallis kohvi või kas on ajad muutunud ja on meie jaoks odav kohvi. No Eestis on elu nii kalliks läinud, et ma arvan, et meie jaoks on kõik tänapäeval odav. Meil on kõik odav, et ma käisin Soomes, siis mu Soome sõbrannad on nagu nii harjunud, ma olen kunagi aastaid Soomes elanud, töötanud ja siis kui ma käin külas, on mingi, et sa oled eestlane, et ma teen sulle kohvi välja, siis ma ütlesin, et ei, meil on sama kohvi hind nüüd, mul ei ole vahet, kas ma Telliskivis joon väljas kohvi või Helsingis, ei, päriselt ei ole nagu. Ja kohati on isegi odavam. Mingid asjad on Soomes odavamad, jah, mis oli nagu neile väga suur üllatus, et mis asjad Tallinn ei olegi enam see odav sihtkoht. Ma ütlesin, et ei, ammu enam ei ole, et meil on tõesti nii räigeks hinnad läinud. Jah, tänapäeval käivad meil juba isegi eestlased Soomest omale toitu ostmas. See on pöörane tegelikult mõelda, ma ei tea, aga jah, vähemalt üks hea asi inflatsiooni puhul ongi see, et kui ma reisin, siis mul ei tundu enam mingid riigid üldse nii kallid, et ma olen nii harjunud, et jah, aga mul on Tallinnas niikuinii samad hinnad. Ei, ongi samamoodi, Rootsi, mis räägiti kunagi ju, et hirm kallis riik, samamoodi Inglismaa, kus ma käisin, on Eurovisioonil, on ka pärast seda korduvalt käinud, ennem seda käinud paar korda. Pigem on majutus kallis nendes kohtades, jah. Jah, aga kui see kõrval jätta, siis nagu mingisugune poes asjade hinnad ei ole tegelikult üldse nii palju kallimad. Mingid asjad on isegi tegelikult odavamad, sellepärast, et nendel on seda asja toodet lihtsam importida kui meil. Näiteks meigitooted enam ei olnud, on väga palju odavamad seal. Sellepärast, et nad lihtsalt impordivad palju rohkem ja neil on palju lihtsam. Meil see Eestis nõudlus on nii väike, ehk siis sa saad mingisugune omal 5 tükki, siis ongi kohe tükihind palju kallim. Ja ma sellepärast, kui ma reisin, siis ma ostangi päris palju mingeid selliseid tooteid, meigitooteid, asju. Ka olen ostnud isegi šampoone, palsameid suuri, et kui ei ole mõtet 10 korda rohkem Eestis maksta need asjad eest. Minu lemmikpood näiteks siin Soomes Rootsis on Normal, kus on väga odavad hinnad. No kui ma olen reisinud, siis ma tavaliselt olen käinud Kikos või Sephorias, minu brändid, kus ma olen käinud, et väga hea kvaliteet ja jällegi, et nüüd tõesti see Eestis, ma ei ole enam nii hinnatundlik, kui ma võib-olla 10 aastat tagasi olin, et nüüd ma tunnen, et okei, tore. Ja juba meie jaoks on vaata see hind juba okei, aga neil on veel kõrgemad palgad ka.
seda ka jah, meil on vaja ikka 2 töökohta, et siin hästi elada, ütleme siis niimoodi, praegu mul on. Mõnel isegi 3. Jah, seda ka jah. Majandusteadlane, mis Biskit. Nii et ma ei tea üldse, kuidas sina hakkama saad meil tänapäeval siin. Ma elan Patreoni toel ära kuidagi, et õhuste armastusest. Kuskil silla all. Veel mitte. Mul ei ole isegi ühtegi silda lähedal ausalt öeldes Balti jaama mul rongijaama kõige lähem nagu, et ma mõtlesin seda, et ma käisin hiljuti linnaosa valitsuses, Põhja-Tallinna linnaosa valitsuses, et uurida, et äkki mul on lootust mingit toetust saada. Mingit silda omale. Kuulge, ehitage mulle üks sild. Sildesild. Ta vaatas siukse põlastusega mind, ma olin nagu wow, isegi nagu, mul oli lihtsalt nii piinlik ja nii ebameeldiv kogemus, et mõtlesin, et proovin ise hakkama saada pigem, et siis ütlesin, et noh, kui te ei saa mind aidata, eks siis ma kolin teile siia samasse linnaosa valitsuse ukse taha, et mis seal ikka siis umbes on ju, pole probleemi. Et hakkan siis, olen käsi väljas seal, et noh, ametnikud, palun, on ju. Et, aga jaa, ei, mul on tõesti väga-väga raske on olnud need 9 kuud töötuna, eriti praeguses olukorras, kus on väga raske ka tööd leida ja nii, et ega ma olen väga tänulik oma fännidele ja oma lähedastele, kes on mind tõesti toetanud selle ajal, sest muidu mul ei oleks arved makstud hetkel. Pead bussijuhiks minema, ma just vaatasin, et bussijuhti mul pole tavalisegi juhilube. Noh, siis hakkad bussijuhtima. Mina bussijuhina. Jah. Wow. Jah. Nagu sa tahad koju jõuda või? Ei, ma tahaks Viini jõuda. Sa tahaks Viini jõuda? No jah, mul on ATH, ma olen mingi, I'm so distracted ja siis sõidan Viini hoopis, pidin Tartusse sõitma, natuke läks ka pikemaks. Teen suga diili, et kuule, et mis sa sinna Tartu ikka sõidad, lähme sõidame Viini. Ja, jäin lobisema pikemalt, vaata. Upsi. Oi. Suga vale välja sõits. Aga mul ei puhkust vaja umbes. Ja väike kõrvale põige. Et ei, ma bussi. Okei. Aitäh. Mul on hästi toredad sõbrad, kes saadavad mulle igasuguseid tööpakkumisi umbes, et bussijuhiks. Nad näevad minus teisi talente, ütleme niimoodi, et bussijuht on vaja. Selles mõttes, minge bussijuhiks absoluut 100%, ma lihtsalt ei saa. Aga ei, mul on saadetud igasuguseid selliseid kohti, kus ma olen nagu, kas sa tõesti arvad, et ma saaksin nõunikuks minna, et sa arvad, ma oskan mingi... Ma oskan nõu anda, aga mitte sellist nõud, et noh, ma mõtlen mingeid eelnõusid, asju tagasisidestada ja mingi õigusloome ja mingid sükest poliitika kujundamisprotsessi. Mul on politoloogia magister küll, aga on mingid asjad, mida ma, noh, mul ei ole kogemust, ma ei tea, et aga aitäh, et näete minust seda, et ma saaksin selliste asjadega hakkama. Et eks ma ikka olen kandideerinud ja otsinud, aga noh, kõik võtab tohutult aega praegu. Nii et sellepärast ma käingi siin Viimsis esinemas ja olen töötu koomik ja mis iganes, et nagu lahe. Aga noh, praegu süke eluperiood. Vanasti mul oligi mingi 10 tööd korraga, on ju. Nüüd on vastupidi, nüüd mul ei ole tööd. Et nüüd ma saan teha podcasti keset päeva, mis on tore. Jaa, ei, see on väga tore. Ega kõik meil ei saa siin olla telestaarid nagu sina. Jah, mõned peavad ka olema kõrvastaarid. Jah, selles mõttes, et ka neid on vaja. Back'i on ka vaja, keegi peab olema taustanäitleja. Jah, keegi peab lihtsalt mölisema ka vahepeal. Seda ma oskan. Ma olen kunagi mõelnud ka, et inimesed on küsinud, et okei, miks sa nagu teed üldse podcasti või nii, et mulle päriselt meeldib rääkida. Et esimene kommentaar, mis ma sain tagasisideks podcastil oligi, et see saatejuht räägib liiga palju endast. Või nagu šokeeriv, see ongi mu saade. See ongi vestlussaade. Oi ei, ma ei tohi endast rääkida, oi ei. No aga siis sa pead hakkama tegema karjääri äkki raadios. Jah, mul on, selles mõttes mul on vastav nägu küll, et minna raadiosse, et aga... Ma tahtsin seda öelda ka, et podcasti jooks, aga noh, selle podcasti jooks tundub, et jah, selle podcasti kohta seda öelda ei saa päris. Ma alles õpin, alles esimesed osad, alles alust. Et varsti võtad kaamera ära, et ikka said aru, et liiga ilus nägu on, jah. Kes seda videot vaatab? Ma tegelikult ei tea austus, kas keegi videos vaatab. Pigem ma olen rohkem kuulatakse Spotify's. Jah, siinkohal on hea tervitada seda 2 vaatajat, kes seda vaatab. Ciao Liis, ciao Robi, what's up? Ja neid siis, ma arvan, et põhivaatajad on siis sul TikTokis ja Instas äkki. TikTokis üldse ei ole. Ei ole või? Võt, ma olen vist liiga vana noortele, ma arvan. Jah. Või siis rohkem, ma ei tea, promo tegema panema omal sinna äädi juurde, et
mille eest? Mis rahade eest? Patreon maksab. Patreon, jah. Ja ma olen TikTokis, ma küll postitan, võib-olla peaks rohkem postitama, aga see sotsiaalmeediaga, see on siuke, ma ei ole, pead järjepidev olema sotsiaalmeedias. Oi, kui hästi ma seda tean. Ja... Mitte mina postitamas mingi pool aastat vanu pilte just paar päeva tagasi. Sama, ma olen, üks päev ma just mõtlesin, et vau, ma ei ole siiani postitanud oma oktoobrikuu tuuri pilte. Siiamaani reaalselt ei ole postitanud. Ausalt öeldes, minul on rohkem pilte telefonis, mida peaks postitama, kui mul on postitusi tehtud. Ma täiesti mõistan seda. Mulle meeldib, ma võin nagu luua sellest sisu, ma võin rääkida, teha, mis iganes, aga mul on raskusi sellega, et see nagu, vaata, kõik tuleb monteerida või üles panna ja bla, bla, bla. Et mul on selle poolega pigem see raskusi, et järjepidevalt luua, et vahepeal ma täiega teen midagi, siis ma kaan nagu ära ja siis, et see sotsiaalmeedia, see persooni bränd ja kõik see mulle, et ma küll, mitte et ma ei oskaks seda, aga ma kuidagi üldse ei meeldi tegelikult mulle sotsiaalmeedia väga, ütlen ausalt. Ja ei see editimise osa või see pildid võivad mul olemas olla, aga nendega peab midagi tegema ka, see on alati see, et mingi kas ma viitsin, siis ma teen alati selle ära, siis ma mingi, kurat, see isegi ei olnud nii raske. See ei olegi raske, aga see on lihtsalt see mingi mõttes kinni kuidagi. Vahest on see, et mul on isegi need pildid tehtud, aga siis on vaja neid hakata postitama ja siis on ikka ka see, et see ei ole tegelikult nii raske, vaid see on lihtsalt kuidagi see mõttes või selles tahtejõus kinni lihtsalt. Ja siis ongi lihtsalt mingid pildid, mis on mingi 5 aastat vanad ja mingi, jah, nii palju nendest siis. Just. Et nagu ma vaatasin ka su sotsiaalmeedia, ühesõnaga mul on selline komme podcastis alati, et otsida mingi... Stalgin muidugi absoluutselt, aga eeltöö on tehtud, et mulle meeldib, kui mul käivad inimesed stuudios, kes on vähemalt kas mingid, nad on kusagil artiklis olnud või sotsiaalmeedias või kus iganes, et ma leiaks nende kohta mingid hate-kommentaare. Well. No sinu kohta ei olnud väga raske leida. Ma just tahtsin öelda, et see vist oli üks lihtsamaid asju. Kas sa loed kommentaare? Vahest. Aga mina loen neid sellega, et mõttega, et ennast lõbustada. Sest vahepeal on need ikka väga toredad ja lõbusad. Ma ootasin natuke rohkemat sinu heiterit, ma ütlen ausalt, ma olin veits pettunud. Right. Nagu minu meelest tänapäeva heiterid ei oska väga heitida. Mina mäletan, kui ma käisin keskkoolis, siis inimesed oli nagu loomingulised, kuidas nad siin kiusasid. Tänapäeva on lihtsalt mingi loll, kole. Ma ei tea. Ma ei tea, ütle midagi paremat, mul on suht igav. Ma tahaks nagu, nalja, palun, räägi midagi naljakat, ütle mulle midagi, mille peale ma saan naerda, mitte mingi koleit. Jah, et kui sa nagu võtsid vaevaks, et kirjutada, siis kirjuta juba nagu rohkem. Sa võtsid nagu vaevaks ja võtta käsi püksist välja ja kirjutada see hate comment on ja saata ära on ja oma rasvaste näppudega, siis see võiks olla midagi, kus ma oleks mingi, nagu... teeb tuju heaks. Teeb tuju heaks, et jääb meelde. Meele rõõmsaks. Aga kui see on nagu midagi, et näiteks mulle hästi palju öeldakse mingi, et ma olen mingi paks on ja mida iganes, siis ma nagu okei. Ja lahe, ma kuulsin seda juba, kui ma olin mingi 7. klassis või... Ei, vaata, sellega on täpselt see, et tundub, et sa ei vihka mind vist piisavalt, et kui sa lihtsalt kirjutad mulle koleit. Kui sa ikka mind korralikult vihkaks, sa kirjutaks mulle ikkagi paragrahvi. No, mul oli kunagi üks heiter, kes kirjutas üks paragrahvi, ta tegi uurimustööd mu kohta. Ta uuris välja, et mul oli merisead ja siis ta kirjutas, et Sille nii toksiline inimene, sellepärast kõik ta merisead ongi surnud, et ta lihtsalt nii kohutav, isegi merisead ei taha temaga koos elada, rääkimata meestest. Ja ma olin nagu, vau, see oli, ma olin nagu, let's go. Tehke järgi. Amazing. Ja see oli nagu pikk ja põhjalik, et ta oli nagu välja uurinud, kui vana ma olen, et ma olen vallaline, et mul oli merisead, mis mu merisead nimi oli, nagu kõik asjad, detailid oli nagu, see oli nagu fakt. Ja siis ma olin nagu, ma tundsin, et mind on nähtud, nagu vau. Palun keegi tehke järgi, ma jään teie hate kommentaare ootama, mis on sisu rohkemad kui koleit. Kui pederast. Jah. Okei, ma otsin siis paar kommentaari üles, on ja... Kas need on sisu rohked? Ei. Ma olingi nii pettunud, sest et vaatasin, siis ma mõtlesin TikTokis, ma ei tea, kuidas Eestis on, aga ma eeldasin nagu, et TikTokis on ikkagi noored inimesed. Need ei oska midagi teha. Kuule, kui sa tahad tänapäeval, et keegi sul hate kommentaari, siis need peavad ikka vanad inimesed olema. Noored, need ei oska kirjutadagi poole ajast. Nõus. Tead, kõige rohkem mina vihkan neid hate kommentaare, kus sa pead välja mõtlema, et mis ta sulle öelda üldse üritab. Mis on nagu sükeste kirjavigadega, sa oled seal mingi, et kurat, ma ei saa ise ka aru, kas ta vihkab mind või mis asja? Ma ka ja kommunikatsioonispetsialistina ma olen alati ka mingid
kui sa tahad mind solvata, siis palun vaata, et sa... Solvad ikka õieti. Ja, et sul korrektselt, mul just käis keeleinimene stuudios, me rääksime eesti keelest, emakeele päev oli hiljuti, et palun kontrolli oma õigekiri üle, et ma ei viitsi teile. Ma ei viitsi välja mõelda, kui väga sa mind vihkad. Ja täpselt, et selles suhtes nagu ma ikkagi tahaks ka sellist ilusat solvangut, sellist ilusat nagu... eestikeelset solvangut. Jah, kas on palju palutud või? Nagu... Sind ilusasti emakeeles solvatakse. Jah, ma arvan, et seda ei ole palju. See on tõesti nii raske. Eks ole. Nii, sinu TikTokis, mis ma leidsin, oli siis klassikaline pederast, #teamekre, #pededrootsi. Siis mõtlesin, et see oli nagu nostalgia kommentaar, minuks see pededrootsi on mingi 10 aastat, ma isegi ei tea, see on nagu ülivana asi, mida kunagi EKRE-st öeldi. Et... Aga mina ei saa nüüd aru, miks nagu sinna saadetakse meid, sellepärast, et tegelikult sealne olukord on palju sitem. On või? Jaa. Seal on, ma olen nii palju rääkinud kohalikega ja et seal on olukord kõvasti hullem, kui tegelikult meedias see mulje jääb. Et seal on ka igasugu mingid tulistamised, gäng asjad, ma täpselt ei oska öelda, aga et seal on nagu see olukord kõvasti hullem kui meil ja siis ma alati mõtlen imestan, et kust see meie Rootsi saatmise nagu tahe või soov on tekkinud neil? See Rootsi teema oligi, sest et nagu nemad peavad seda ikkagi liberaalsemaks ühiskonnast, et aktsepteeritakse rohkem ja et... No, aga tegelikult ei ole Rootsi enda inimeste jutu järgi. No võt, ma ei tea selles suhtes, ma käisin või nad ongi minge saage seal peksa, et me ei viitsi teid peksta. Ma ei tea, kellega sa sealt rääkinud oled, sest mõttes ma käisin Lady Gaga kontserdil siis ei, küll... ma Lady Gagaga ei rääkinud. Ma rääkisin Lady Gagaga, kuidas Rootsis käingidega, kes saab peksa, kes ei saa. Lady Gaga ütles, et tema ei saa peksa Rootsisse ega... On hästi. On hästi, vaata. Ma käisin Lady Gaga kontserdil ja ma nägin välja nagu ikka Kadri Sant, nagu ja ei saanud peksa? Ei saanud. No jah, nüüd ma tunnen, ma olen millestki ilmajad äkki. Ma ei ole ammu nagu füüsilist lähedust tundnud, vaata selles mõttes, et väike... et sa juba igatsed? Ma juba igatsen nagu, et mulle meeldib rough play nagu, et see fine nagu. Mine proovi Lasnamäed. Päriselt või? Lasnamäe ain't got shit nagu, ma ei saa Mustamäelt pärit. Kas siin 90 Mustamäel saab ma Lasnamäed kardan? Narva. Okei, Narva on juba huvitav. Ma ise mõtlesin, et sa pakub mingi Kiviõli või Sillamäe või midagi sükest Kohtla-Järve. No siis juba pigem Narva, et mis sinna... Ma olen Narvas käinud, pole ammu küll käinud, aga ma olen Narvas käinud, et ja mul nagu kuidagi, ma ei tea, selles suhtes Eesti on nii turvaline, Tallinn on vahet jälle, kus sa oled, on üliturvaline. Seda küll jah, kusjuures ma just nägin hiljuti mingisugust seda turvalisuse tabelit, et mis on nagu turvalised riigid ja Eesti oli seal vist 14 äkki või midagi. Üsna kõrgel jah. Üsna kõrgel jah, Tallinn just. Just, et ei saagi võrrelda 20-30 aastat tagasi, et kunagi ju inimesed ei julge minna Koplisse, kalamaja ei olnud sellise. No tänapäeval ikka ju räägitakse seda, et ära saa sinna mine, seal sa saad nuga, aga see on siuke vana jutt. See on tõesti vana jutt, et seda hirmut, et kui mina olin noor, siis räägiti, ära Õismäele mine või mis iganes, aga tänapäeva Kopli on juba põhimõtteliselt nagu Viimsi siuke uhked majad, uhke värk, mingid rikkad inimesed on ju, need vaevad sulle nuga jaksavad anda. Teate, kui kallid on noad? Ei, no mitte see, et neil ei nugaraha nuha jaoks, vaid pigem see, et neil on muudki teha, kui sulle mingid nuga tulla andma. Ja, ei selles suhtes kujuta ette, keegi tuleb mingi noaga ähverdama, anna mulle oma raha, ma olen 9 kuud töötu olnud, anna mulle oma raha. See on mingi reverse. Ma olen Eesti Vabariigi mingi sotsiaaltoetuste peal, see teevad, väga vabandan, nagu annavad mulle hoopis. Sa pead ütlema, kuule sa mu võlga tahad maksta või? Mul on nagu pigem võlga. Ma ostan krediitkaardiga süüa, et millest me räägime? Nagu sul taarat on või? Ma olen nõus taarat ära viima, ma ei tea. Ja rööd mu taara tšekki äkki. Seega jah, Team EKRE meh on ja siis Reino kirjutas küsimuse sulle. Oi ei. Mitmeaastaselt pedeks hakkasid? Lihtsalt küsin. Seda ma mäletan. Mitmeaastaselt? Sa mäletad, mitmeaastaselt hakkasid pedeks? Ma arvan, et see oli siis, kui mind eostati. Siis tuli see mõte. Jumal saatis mulle selle mõte. Manifesteeris täiskuu oli, panid küünlad. Või ma ei tea, kuidas peded sünnivad selles mõttes, et mis nagu tehakse, et mis võis olla see, et ma ei tea, jõid Kosmopoli vaatasid Seks ja linna samal ajal, siis eostati. Ma ei kujuta ette. Ma ka ei tea. Seda peab uurima. Peaks homofoobida, kes küsima, kuidas nagu... Jõudi skinny bitchi. Skinny bitch on väga gei, jah. Jah.
Siis ma ei saanud aru, kas see kolmas kommentaar, kas ta on nagu, ma vahel ei saa aru irooniast internetis või kas see on nagu shade või on see siiras? No tead, ma ka ei saa aru. Kui sa minu TikToki omasid vaatasid, siis minu TikToki videode all on suur hulk kommenteerijaid on siuksed 12-aastased, kes ei saa ise ka midagi aru, nii et. See on aus. No Triinu Wow, ta kasutajanimi on Triinu Wow, kirjutas, et see ütleb juba piisavalt palju sulle. Nagu Triinu Wow. Kirjutab, et mulle meeldib liputada ja siis tal on nagu südamete emojid nagu keel väljas. Nagu... Ja siis ma mingi, Jah, Triinu. Jah, Triinu. Nagu... Ja, wow, Triinu. See on... ma isegi... Mind nüüd huvitab nagu see, et mis video all see oli, et see oligi Dragis ja tegid mingit siukest lipsingi, mingit, ma ei mäleta täpselt, nagu see oli pigem... Sest mul, sellest vist ei ole videot üleval. Sest ma praegu hakkasin mõtlema, et mul on tegelikult Pride'ist üks video, kus ma liputan. Lipuga, päris lipuga liputan. Et võib-olla selle alla, et talle meeldib ka nagu liputada lipuga, aga... Et lipuga vehkida? Jah. Okei. Aga samas võib-olla Triinu on lihtsalt natukene wild. Äkki ta tahaks lihtsalt tunnistada kusagil? Äkki ta on lihtsalt nudist ja talle lihtsalt meeldib natukene... Mulle meeldib tähtskelda, mulle meeldib liputada. Ta lihtsalt tahtis jagada oma rõõmu minuga. Mis on väga tore, Triinu. Wow. Et liputada on tore, ma eeldan. Äkki. Ma ei tea. Ma ei ole proovinud selles suhtes. Ma ka, et ma ka vahepeal, ma lihtsalt, sest ma iga külalise jaoks nagu otsin, ja alati ma eeldan, et on hullem, sest mulle on saadetud igasugu asju, mulle on saadetud meile isegi, nagu pühendus. See on pühendus, otsi mu meili üles, et kirjutada mulle 2 A4 teksti. See on pühendus, on ju. Tead, minul nii väga tegelikult mingit nagu DM või niimoodi privaatselt saadetud ei ole. Okay. Mingi paar inimest on, aga nagu... Sest kui Helgiga osa tuli välja, siis mingi hetk hiljem ma nägin, et mul on see DM message request, on ju. Helgi saatis sulle ise või? Ei, mitte Helgi. Helgi vihkab ennast niimoodi, et... Kurat! Ja siis mingisugune Pihv oli teinud video, kus siis ta filmis, siis oli screen recording, on ju. Screen recording, kus ta võttis lahti siis selle uudise minust ja Helgist, et meil tuli see podcasti osa. Ja see scrollis Vikervaates seal lehel ja siis see muusika, mis seal peal oli pandud, see on vist mingi AI genereeritud muusika, mis muusika oli siuke mingi faggots and retards and faggots and retards ja siis zoomis minu ja Helgi pilti samal ajal, kui oli nagu faggot ja see oli nagu muusika, see oli nagu produktsioon, see oli video, screen recording, see oli monteeritud asju, vaata, pandud ja siis taggitud õiged kontot, minu konto, Helgi kontot, Draamalama podcast, Instagrami konto, nagu kõik oli õigesti taggitud, et sinna nagu läks vaeva ja siis ma olin nagu aitäh, et sa jagasid oma 15 jälgijale seda Instagramis, et aitäh, mind on nähtud ja ma küsisin, et kirjutasin seda naisele, ma ikka aktsepteerin nagu keegi mulle kirjutab ja küsisin, et mis sa nagu tahad sellega öelda või nagu, et küsisin tal küsimuse ja siis ta ei vastanud sellele. Siis ma olin ka, et kui sa juba võtad nii palju vaeva, et teha nagu video, panna story'sse, sa vaatasin ta teisi story'st, oli Andrew Tate videod selle asjad ja siis oli see naine. Ja siis ma olin ka, et aga sa võtsid, nagu sa tag'isid, mis sa tahad mu tähelepanu, et sa tahtsid, et ma näeksin seda videot, ma võtan selle vastu ja siis ma kirjutan sulle, hey girl, nagu what's up, on ju, ja siis ma saan bloki. Ja siis või nagu ei vasta. Ja siis ma olin ka veits nagu, et ma ei tea, miks sa siis tag'id, et see oli, aga ta nägi vaeva nagu respect the hustle. Tegi sulle tasuta promo? 15 jälgijale. Jah. Ei, aga nende heiteritega on ka see, et enamus neist kirjutavad oma kommentaari ära ja rohkem nad ei julge väga midagi öelda. Päriselus ei ütle, mingi 99% ei ütle sulle mitte midagi, ei julge mitte midagi öelda. Vahivates. Jah. Ja samamoodi on see, et nad võivad seda internetis öelda, aga kui sa call out'id neid või konfrontid neid, nad on kohe mingi mina ei tea midagi. Nielasid keele alla. Et jaa. Sellepärast ma enamalt võtangi neid meelelahutuseks, need on väga toredad enamalt. Sa vaatasid küll valasid kommentaare, sellepärast, et ma enda videode alt enamuse on ära kustutanud, sest ma ei... mõttetu, jah. Aga ma räägin, DM-i mulle väga kahjuks või õnneks ei saadeta, aga on
mõndasid teisi TikTok'e ja asju, kus või mingeid uudiseid, kuhu nad kirjutavad. Sest see TikTokiga on see, et enamjaolt see minu TikTokid vähemalt minu teada ei lähe nende feedile, kes kirjutaks. Et pigem ongi see, et kui on mingisugune uudis, kus ma olen, mis võib jõuda, aga tegelikult on päris paar uudist ka, kus ma olen mingi oodanud, ma nii ootan, et palun keegi kirjutage, ma tahan lugeda, mul on igav. Palun keegi kirjutage, siis mitte keegi kirjutada. See on hea üleskutse. Ma olen nii pettunud, sest alati on see mingi, jaa, ma nii ootan, keegi kirjutage. Ei ole midagi. Me just nii tähelepanu hooled, me tahame nagu meile mingi heiti kirjutatakse, please, pane mind tähele, palun, märka mind. Ei, lihtsalt need on vahest nagu toredad. Ei, need on, ma saan inspiratsiooni, sest et mul on tõesti, ma olen isegi laval nagu ette lugenud mingeid, kui on tõesti väga hea, nagu süke, sest ma oma sellel soolotunnil täie rinnal, kus ei ole käinud, ma jagan ka seda, mul on ekraan, mida ma kasutan ja ma olen nagu osad reaalselt välja võtnud, et inimesed on kirjutanud, näinud vaeva, nad kirjutavad mu nime õigesti, sidekriipsuga, puha, et see ja nad on tõesti olnud head ja ma saan nagu kasutada neid stand-up'is, et see on nagu alati mulle materjal. Ma ei võta isiklikult keegi midagi minu kohta, kus ma räigelt sain korralikult puid ja vastu näppe, jalge ja pead oli, kui ma tegin TikTok live. Ma olen mõned korrad teinud, väga harva. Need on ka siuke, et sinna tulevad igasugu rahvast alati. Ma olen ka vaadanud neid osadel. Siis on nagu lappes, siis tuleb, seal on ikka tulnud ikka päris korralikult. Võt sellest TikTok live'i algoritmist ma ei saa ikka üldse midagi aru, sest vahest mulle tuleb ka neid Eesti TikToki joodikuid tuleb ette ja ma mõtlen, et nagu mille põhjal, sest ma ise ei jälgi neid, ma ei vaata nende videosid, mitte midagi ja need lihtsalt mingi... Sest TikTok tahab, et sa teeks laivi. TikTok pushib laive. Ja kui sina ei ole pannud TikTokile märku andnud oma algoritmis, et sa ei ole huvitatud laividest, aga ikka ta viskab sul ette, isegi kui sa paned, et pole huvitatud. Aga TikTok tahab, ma saan kogu aeg neid notification'eid TikTokilt nagu selle platvormilt, et your audience wants to see you live, mine laivi, mingi gifts ja mis iganes, et see on nagu TikTokil ka mingi raha ja mingi, TikTok tahab seda, et sa teeksid just laive. Ja inimesed ju teenivad ka raha TikToki laividega, et mina ei teinud laive, minul oli lihtsalt nagu fun, aga ma ei tea, kas seda Eestis teenib. Sellepärast, et ma tean, et need enamus need mingid YouTube'i ja TikToki teenimised on nagu Ameerika kohta. Ja, siin on nüüd see monetization teema, et see piirkonna asi, aga tavaliselt minu teada vähemalt, nii palju kui ma vaatan neid TikTok live, siis on see, et nendel inimestel on seal bios kirjas enda kontonumber ja küsivad tona. Äkki ei ole kuulnud, et Eesti jotjad või? Et tona, et saada, siis inimesed kannavad nagu otse kontole, nagu eraisiku kontole raha ja seal on nagu kontonumber. Sest et inimesed tahavad tsirkust ja leiba, see on, Kaja on ju väga-väga tuntud, on ju staar, ta on reast TikToki staar ju. No. Ja ma olen näinud ta laivid tulevad vahel ette ja siis... eks selle peale nad vist ütlevad, et iga kuulsus on kuulsus või mis ütlus on see? Halb reklaam on reklaam, öeldakse. Just. Ja, et ega sa võid, halb kuulsus on ka kuulsus, Ma olen teinud TikToki laive sellepärast, et mind on kutsutud laivi rääkima. Lihtsalt, et teised on teinud ja kutsunud, et tule räägida. Ma olen ka selle niimoodi käinud, sest TikTokis on see, et sul vist peab mingi 1000 followeri olema, et üldse ise laivi teha. Minul ei ole. Mõnel on. Aga ma olen ise ka käinud osadel ja siis nagu tore, kui sul nagu vaata, see olenebki, millest sa teed, et kui sul ongi mingi seltskond, siis on tegelikult tore, mingi räägid, arutad teemasid, on ju värki, et see on tegelikult tore. Või sa võid ise ka olla mingi Get Ready With Me, mingi live, need on ka toredad. Vaata, ma seda ei saa teha, sest et ma ei suuda kahte asja nagu, et mul ongi, kui ma pean jälgima kommentaare, seda vestlust ja siis vastama. Sul on mingit vestlust? Ei, mul täiega oli ja ma tegin ju eelmine aasta veel paar korda, et inimesed palusid, siis kui mul oli see raamatudraama ja bla, et inimesed oli nii põnev ja nad tahtsid küsida otse ja seal ei olnud minu tavapärane publik nii-öelda, see ei olnud inimesed, kes tuleks mu show'le või kes kuulaks mu podcasti, aga nad TikToki laivis oli mega invested ja nad ei teadnud, kes ma olen. Ja siis nad tulidki hakkasid nagu, et kuule, ma vist nägin mingi seda videot, on ja mis värk on, räägi ja oligi küsimus otse oma küsimusi ja vastasin ja siis teised inimesed tulevad, oota, millest juttu, mida te räägite ja siis ma ongi laivis. Et tegelikult see oli tore, aga üks live lihtsalt läks nii lappesse, et ma olin nagu, et need inimesed
ma ei saanud isegi aru lõpuks, mis seal inimesed hakkasid omavahel kaklema, sõimama üksteist ja see läks nii käest ära, et That's TikTok for you. ja siis ma sain aru, et tegelikult on point ka selles, et sul on vist vaja mingeid moderaatoreid ikka, et see vestlus ja mul oli neid kommentaare, tuli seal nii palju, mu live oli ka mingi, seal vaatas, üle 100 inimese vaatas seda ja nagu mõtle ise kommenteerivad, et mul kadusid need küsimused eest ära, et ma ei jõudnud nagu võtta nii palju, sest et nad omavahel seal mingi tõmblesid, siis nad ei teadnud, kes ma olen ja siis neile vist ei meeldinud, mida ma nagu rääkisin, ühesõnaga see läks nagu nii lappesse ja siis ma olin ka, et muidu nagu oli tore teha, aga ma tundsin pärast TikToki laivi, ma olin päris väsinud, et ma pean nagu aktiivselt mõtlema ja lugema ja nagu kaasa rääkima, aga ma tegin jah konkreetselt põhjusega, et kas mind kutsuti või mul oli konkreetne teema, et niisama, et ma olen kodus, ma teen süüa nüüd või siis ma nagu ei näe mõtet seda laivi teha, sest see ei ole minu teema lihtsalt. Mul peab olema mingi agenda seal. Ja ma olen ise mõelnud ka teha nii-öelda DJ laivi. Lahe. Et kus sa oledki mingi peol mängid mussi ja siis paned laivi käima ja siis inimesed saavad tulla vaatama ja kuigi ma ei tea, kui nagu väga selline asi peale läheks. Ma ei tea, sest ma just kõik hakkad rekostima lihtsalt mingi mängi seda laulu. Jah, et ma mõtlen ka, et seal puudub siis see engagement, et ma lihtsalt vaatan siis su seda seti on ja, aga ma tahaks... Ei no sa võid rääkida ka nendega alla seal ju vestelda. Ma tean, mul üks Inglismaalt tuttav on teinud seda ja siis ta vestleb seal vahest inimestega ja vastab küsimustele värki. Okei. No lähe. No ma ei tea. Aga see vestlus on ka siuke, et nii ja naa, et ei ole siuke pidavalt, et mingi let's sit down and talk. Et see on pigem siuke mingi, et vahepeal mingi küsimust märkab, siis vastab või midagi räägib. Ja, saan aru. Et ma olen näinud küll neid drag queen'e, kes siis tõesti teevadki nagu õhtuks endale meike, samal ajal live käib ja siis nad muusika taustal ja siis vastavadki küsimustele, teevad meike edasi, et seda ma nagu olen näinud. Aga ma ei tea, samas 9 kuud töötu, võib-olla ma peaks ka panema, hakkama tona küsima, siis panen ka samamoodi. Okei, ma luban. Kui ma ei saa varsti tööle, et siis sa hakkad TikToki joodikuks. Ausalt, ma ei pea jooma, lihtsalt inimesed arvavad, ma niikuinii mälus kogu aeg. Väga, vaata palju sa räägid ja vaata palju välja. et ma võin ka teed juua lihtsalt ja siis olla TikToki joodik. mu ema oleks uhke. ma arvan, ma ei tea. Ma ei tea, mis ma teen, mis mu karjääri, mis mu valikud on drag queeniks, ma ei saa hakata, mul ei ole talenti selleks. DJ, okei, ma oskan muusikat, ma oskan mängida, aga mul on väga vähe muusikat, mida mängida. Aga sa just tegid ju oma debüüdi ju. Tegin. Nii et sealt edasi aretada seda seemnekest. Võib-olla. Hakkad kombot tegema, teed mussi ja postid ja teed dragi ja teed nalja ja oled siin multitalent ja... Ma arvan, et siis ma ei teeks midagi, et ma lihtsalt jookseks ringi ja ei teeks midagi hästi, et see oleks kaos. Ei, eks näis, mis saab, aga juba oleme mulisenud siin juba mõnda aega. Et mis sa lõpetuseks tahaksid öelda võib-olla? Oleme lõpetuseks, mis mul ikka öelda on. Tulge dragi vaatama Vikerile. Võib-olla Sillet saate näha hostimas kunagi. Ei saa midagi lubada praegu. Võib-olla, kui ma ei ole joodikuks hakanud, jah. Jah, kui ta ei ole läinud seda TikToki joodiku rada pidi vahepeal. Please ärge jooge lauaviina, nagu ma not sponsored igaks juks, et ei. Jah, ja siis praegu on plaanis aprilli lõpus, 30. aprill on Tartus drag show. Volbri või? Jah, mis siis on Neon Black, mis siis on siuke Kooti alternative inspired drag. Lahe. Nii et Volbriga nii-öelda samastuv, et saab siis natuke teistsugust alternative tumedat dragi ja ka natuke tumedamat muusikat Tartus Kivis. Okay. Nii et tasub tulla kõik, kes on Tartus või kellel on soovi Tartusse tulla, minna. Ja kuigi sa ei postita sotsiaalmeedias, siis kus sind leida saab? Sotsiaalmeediast. Ei, ma vahepeal postitan ikka, ma räägin, just nüüd mõned päevad tagasi postitasin pool aastat vanu pilte. Nüüd sai Vikeril käidud siin, need pildid varsti peaks üles panema. Instas ma jagan ka alati, kui on mingisuguseid drag-asju toimumas, Vikerid, asjad, värgid, et siis ma seal jagan, et tasub seal jälgida, et kui on huvi kuskile tulla vaatama. No, küll me kohtume. Mis Tiina Biscuit.
Tiina kahega, Miss Tina Biscuit. Miss Tina. Võta inglise keeles Tina. Ei ole nagu Tina Turner. Tina, Turn it and burn it. Turn it and burn it. Ja Tiina. Ütlengi alati, et eestipäraselt, Miss Tiina eestipäraselt. Biscuit. Miks sa ole küpsis? Miss Tiina küpsis? Sest I wanna be international. Aga samas nagu Eesti at the same time, you know. Eks mul on nagu eestipärane eesnimi, aga siis nagu ja väga Gen Z. Jah, okei, väga lahe. Et ma ei ole mingi, ma ei tea, mis on Eesti nimed, mis on nagu ei tõlgendu hästi. Sille Kadri. Jah. Okei, kuule, Miss Tiina, aitäh sulle, et sa tulid. Mul oli väga lõbus sinuga lobiseda. Me näeme kindlasti kusagil peol, kas siis lava taga, lava peal, lava ees, kus või laval, kes teab. Et jätkame Patreonis teistel teemadel. Aitäh kõigile, kes kuulasid Draamalama podcast ja aitäh kõigile, kui te olete nii kaua juba kuulanud meie müla, siis liituge Patreonis, saad kuulata lisadraamat, sest et Patreonis on nagu mul päris draama. Muidu see on nagu siuke soojendus. Patreonis on mul nagu päris draama, siis me räägime. Turn it and burn it. Noh, ütleme niimoodi, seal on nagu veits teised teemad. Aga aitäh kõigile kuulajatele. Mina olen Sille Kadri ehk siis Sillekas ja järgmisel korral juba järgmised teemad. Tšau, paka!